Hei, tere hommikust. Müügiminutid ja 75 osa eetris. Ei ole enam palju sajani minna. Ma soovin teile suurepärast alanud nädalat ja tänase osa nimi on laiskus. Ja miks ma sellise osa nime või miks ma siukse teemaga alustan on see, et ma tegin ühele toredale partnerettevõttele siis testpäringut. Tema tiimile, projekti müügiga siis tegemist, tema tiimile ja tema konkurentidele. Ja nii naljakas kui see ka ei ole, et me igapäevaselt arutame AI teemadel ja räägime, mida AI teeb ja mida AI ei tee. Ja see on hästi kuum teema ja põletav teema. Ja minu roll oli siis hästi lihtne, et ma esindasin ettevõtte esindaja või olin siis ettevõtte esindaja ja pärisin siis projekti müügi pakkumist mingitele detailidele. Ja päevade jooksul kõik siis konkurendid vastasid ja ainus, mis mind kurvaks tegi, oli loomulikult see, et ei ühtegi täpsustavat küsimust, ei ühtegi kõnet, ei ühtegi järelkõnet, ehk siis täiesti suva pakkumine välja tehtud, unustatud. Ja kui me räägime tänasest nagu situatsioonist, et kus me täna oleme, kus me müügimaastikul täna oleme, et erinevad toredad evangelistid on öelnud, et maksimaalselt 2 aasta jooksul praktiliselt kõik inimkommunikatsiooni või omavahelist suhtlust vajavat tööd võtab AI üle. Kas ma usun seda? Ma usun seda kindlasti. Aga mida ma tean ja mida ma igapäevaselt täna ettevõtjatega toimetan on see, et kui sinu roll on päringu peale saata lihtsalt toodete hinnad, siis seda teeb AI täna 1000 korda paremini kui sina, 1000 korda kiiremini, 10 000 korda kiiremini. Annab täpsustatud informatsiooni kuni sellegi sinna välja, et AI-le saab öelda, et kui sa päriselt ei ole 3 päeva jooksul midagi vastanud, siis küsi, mis värk, Urmas, mis värk, saatsin sulle pakkumise, sa pole midagi vastanud, kas tahad täpsustavalt midagi küsida. Ja kõike seda poolt, ehk siis mind ikkagi üllatab tänases projekti müügis see, kuidas on võimalik niimoodi. Nagu kuidas on võimalik nii, et sul on nii pohhui, saadad lihtsalt mingid hinnad välja, mitte ühtegi järelkontakti, kõnet, mitte midagi. See näitab seda, et meie müügiturg on lihtsalt nii halvas kohas. Endiselt on kas siis nii hea olla, nii suva, raha saad ikka niimoodi, et sa ei pea müüki tegema. Et ma olen alati öelnud, et see, kui sa vastad päringule, sul on 0 müük. Seal ei ole müügist, ei saa rääkidagi, sa ei ole müügiinimene, sa oled sekretär. Et müük hakkab sellest hetkest, kui mul on oma arvamus ja sa pead mind veenma milleski. Ehk siis mul on omad ankrud kuskil paigas, ma usun midagi, ma olen milleski kindel ja sa tahad mind tuua oma poole peale, argumenteerida, veenda, näidata, rääkida lugusid ja lõpuks saada mult tellimus, et nii kaua, kui sa seda ei tee, nii kaua oled sa lihtsalt sekretär. Sekretäri töö ei ole mitte homme ära võetud, vaid on juba ammu ära võetud, lihtsalt see viibe siia turule jõudmisel on pisut pikem ja see võtab veits aega. Nii et sellest mul on natuke kahju ja natuke kahju, et ma endiselt kohtan veel selliseid asju, et huvitav maastik, jah. Üldiselt teemadest veel, mis on minu igapäeva töölaua peal, et minu igapäeva töölaua peal on siis ülemineku maailm sellest, et kõik inimesed kasutavad siis mingit suurt keelemudelit või mingisugust AI toodet. Kõik inimesed, enamus inimesed, kes ikkagi töömaastikul töötavad, kas see on neil juhtkonnaga kokku lepitud, teevad nad seda omal vabal tahtel, kasutavad nad oma isiklikku, näiteks ChatGPT-d tööalasteks küsimusteks. Tasapisi hakkab siis jõudma see teadvus inimesteni, et kui sa küsid sealt spetsiifilisi ettevõtte ja konkurentidega seotud asju, et see informatsioon jääb ju kas USA serveritesse või Hiina serveritesse maha ja mida selle peale, mis tooteid ja teenuseid selle info peale teha annab, seda näitab tulevik. Aga vaikselt hakkab jõudma see inimeste teadvuseni, et kui sa oled ettevõtte tegevjuht ja
ja sa palud konkurentsianalüüsi ja paned sisse kõik oma kõhklused ja mõtted, siis see info ju kõik talletub. Selles mõttes, et kui sa ei kasuta Pro-paketti või ütleme, et siis Enterprise paketti, kus on andmete talletamine juhitud, siis loomulikult arvestad sellega. See on üks teema. Teine teema on see, et kui me räägime automatiseerimisest ja nii naljakas on see, et Pipedrive'i projekte tehes Pipedrive'i lihtne automatiseerimine, CRM-i sisene, kus saab hästi palju asju ära teha, on olnud seal viimast 10 aastat. Tavaliselt ei ole kellelgi selle vastu väga sügavat huvi. Ja mis on üldse automatiseerimise alus? Automatiseerimise alus on see, et su protsess on visualiseeritud, läbi räägitud, läbi vaieldud, siis seda protsessi järgitakse, kogu tiim järgib ja siis hakatakse vaatama, et kuule mingid lülisid peaks nagu natukene optimeerima ja seal saaks automatiseerida. Nüüd täna on siis tulnud nagu uus murranguline laine, kus kõik räägivad automatiseerimisest ja AI-st, mis on iseenesest hea, mis on tore, et see on jõudnud ka nende juhtideni, kelleni see varem pole jõudnud, ehk siis hoida nagu inimressurssi ja lolle liigutusi kokku. Sealt on ikkagi veel päris pikk samm minna, kus siis me räägime, ütleme, et siis AI assistendist, ChatGPT näiteks või Google Gemini, kes on sinu isiklik assistent ja sa küsid talt käsu kaupa, promptide kaupa, palun loo mulle selline vastus või loo mulle selline sisend. Et nüüd, kui me räägime automatiseerimisest, siis me räägime, et see protsess korda 1000 ühes päevas. Ehk siis, ma ei tea, kõige lihtsam näide, et mitte kõige lihtsam, vaid selline komplekssem näide, et minu kliendid, minu teenuse või toote kliendid on need, aita mul leida need kliendid, aita mul analüüsida nende profiili, arva midagi, skoori midagi, kirjuta esimene pöördumine ja nüüd kuni selleni välja, et saada see pöördumine ka sellele kliendile välja. Ja minu arust siin see paradigma muutuse koht, mida ma täna nagu hästi palju näen, on see, et kas AI suudab kirjutada meist paremini meie klientidele. Ma arvan, et ta suudab. Ma arvan, et täna see, mida ma täna näen igapäevaselt, ma arvan, et ta suudab kirjutada paremini kui 80% müügiinimestest. See 20% tippudest ja seal on personaliseerimine, seal on taustateadmised, seal on valdkonna teadmised. Seal on palju sellist, mida AI täna ei suuda, aga ma arvan, et ta on parem kindlasti kui 80% kõikidest müügiinimestest kokku, kui me räägime sellest, ütleme, et siis pöördumise automatiseerimisest. Nüüd inimeste enda sisemine hirm on see, et kuidas on võimalik, et ma annan oma kliendi suhtluse masina kätte ja ta hakkab minu kliendile kirjutama minu eest mingid teemad, millest sa siis talle põhimõtteliselt nagu prompti ette annad, siukse üldise prompti ette annad. Aga kui ma vaatan jällegi statistikat läbi erinevate ettevõtete, siis kui klienti baasiga sidepidamine, kui see just ei ole sinu üks KPI-dest, mida sul iganädalast mõõdetakse, on ikkagi väga madal, kõik follow-up imine on väga madal, et siis kui me paneme kaalukausi peale, et kui AI teeb seda keskpäraselt või natukene keskpäraselt paremini, aga sina ei tee seda üldse, siis ka siin on üldse mingit küsimust, et siis jumal hoidku, las see AI teeb ja isegi kui tema mõni mõte on pisut konarlikum, aga ta ütleb selle mõtte siiski välja, siis see on parem ju kui mitte midagi teha. Nii et selles mõttes mulle meeldib see paradigma, mulle meeldib see vaidlus, mulle meeldib see analüüs ja arutelu, et oi, et noh, et kas ma julgen, aga vaadates ümberringi, siis mida sul karta on, et kas sa ei tee mitte midagi või siis AI teeb ööl ja päeval sinu eest tööd. Ma ütleks, et väärt automatiseerimist ja minu üleskutse kõikidele tegevjuhtidele, paljudega teist ma olen kontaktis ja räägin, need, kellega ma ei ole kontaktis, siis veedame koos ühe tunnikese, räägime arendustest, räägime sellest, mis su ettevõttes toimub, alustame sellest, millised on su andmed, kui palju sul ettevõttes andmeid on, millisel kujul nad on, kuhu nad on talletatud, kas nendega saab midagi teha. Tunnikene vestlust annab sulle päris kirgastava sissevaate sellesse, mida mina tean AI-st, ümbritsevast müügist, muutustest, trendidest. Nii et minu üleskutse sulle, kui sa oled ettevõtte tegevjuht ja sul on küsimusi, mitte ainult müügi ümber, vaid sellest, kuidas ettevõtte andmed liiguvad, mida automatiseerida saab, mis on äriprotsessid, mida kartma peaks, kuhu poole vaatama peaks, siis kirjuta mulle ükskõik millises kanalis ja tule meile kontorisse külla ja räägime mõtted läbi.
suurepärast müüginädalat kõigile, igale poole. Kui sa oled laisk, siis proovi oma laiskusest võitu saada. Kui sa oled tragi ja kuulud sinna tipputulka, siis ma soovin sulle suurepärast kulgemist ja AI ei puuduta sind nii pea veel. Tšau!